Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar. Ja tervist head kuulajad, käes on 8. detsember, kell on 18.04 ja sel hooajal viimast korda on eetris Delfi vormelisaade ringiga ees. Stuudio pukki on tagasi lubatud mina, Kaspar Ruus, minu vastas istub ikka vormeliekspert Tarmo Klaar. Tere! Ja paremat kätt tagasi isäkanud F1-fänn Kaspar Kütt. No tere jälle. Mis tunne on olla seal tagasi? Ei saa kurta selles mõttes, et mul hakkas sinu töö ka vaikselt meeldima, et päris lõbus on siin saateid ju juhtida ja teemasid teha, aga mis siin salata, ise ei hakanud vormeli fänni kohta ikkagist on siin sinu paremal käel, nii et hea meel tagasi olla. Aga panid tähele, et Ruusil on kohe teine vunk on sees. Ja, ta tuli niimoodi, võib-olla ta korra juba tundis, et tema töökohta ohustatakse, nii et täna peab nagu ideaalse saate tegema, et oleks potentsiaali. Ja, pluss ma tehniliselt olen ka puhkusel praegu. See tuletab paremini. Ja, see on energiast tulvil. Väga. No Abu Dhabi GP on läbi, vormel 1 hooaeg on läbi, Lando Norris on maailmameister, Yuki Tsunoda on aasta meelelahutaja. Kus teil on? On teil hea meel ka, et hooaeg läbi sai või vaataks veel? Et ütleme, aasta on päris pikk nagu alati. No aitab küll, nii nagu ma siin nüüd täna, nagu te teate, ma siis tegin sellisel maratoni, et kuna ma neljapäeva varahommikust pühapäeva keskööni vastu esmaspäeva olin siin kaugel ära suhteliselt, siis terve tänase päeva vaatasin järgi siis kõiki neid vabatreeninguid ja värke ja muulgas siis torkas ka silma see, et Stefano Domenicali, kes on vormel 1 tegevjuht, ütles, et 24 etappi on piisav, aga sellest räägime pärast edasi. Mina arvan, et sai küll, jah, et nüüd võiks väikse pausi pidada. Võiks küll, kuidas sul? Ma arvan ka, et minu jaoks alati selline kuld ajastu jääb aega, kus meil oli niimoodi 17-18 etappi hooajal, et see kuidagi tundus ideaalne mulle ja see 24 ta ikka väsitab ära. Olgugi, et ma ei tee nii palju tööd, kui vormel 1 sõitjad teevad seoses etappidega või siis mehaanikud, aga kuidagi ikka kurnab see vaatamine ära ja mõtled, et tegelikult kaua te ikka sõidate, minge oma perede juurde. Kõik veerivad väikest puhkust. Ikka. Ja ütleme see ütlus ka, et ega küllale liiga ei tee iga kord paika ei pea, et täpselt see, mis sa ütlesid praegu, et kui oli see 17-18, ütleme 16-18 etappi, siis oli nagu midagi oodata. Aga siin nüüd eriti hooaja lõpus, kui sul 3 nädalat järjest pannakse laks, kodused juba ka, kass muga väga ei räägi muidugi, aga naine, nüüd on see nädalavahetus jälle, millal see ükskord otsa saab? No nüüd sai. Paariks kuuks. Kuigi siin hakkad asjad juba sinna kiirelt peale, aga jah, sellest juba hiljem ka rääkida. Räägiks alustuseks enne, kui me läheme maailmameistrite ja põhisõidu juurde Paul Aronist, et sai siis esimesel vabatreeningul asendas Pierre Gasly'd jälle, kokku siis temalt sellel aastal 5 vabatreeningut, 3 Alpinis, 2 Sauberis, seekord siis sõitis 27 ringi, 13. aeg, nii-öelda noorsõitjatest paremuselt teine ja tiimikaaslase Colapintoga vahe, kes oli nii, Aron oli 13, Colapinto oli 10, 0,349 sekundit, kui ma õigesti arutasin. Et tore oli ikkagi jälle eestlast näha vormelis, et kuidas teile, ma ei tea, mis mulje ta nii-öelda reedel jättis ja kuidas tema seda Alpiini esimest aastat üldse hinnata? Reed oli siuke klassikaline Aroni vaba treening selles mõttes, et me ei tea, mis programme ta seal täitis, mis ta täpselt tegi, aga kõik, mis oli vaja teha, tundus sai väga hästi täidetud kõik võistlusprogrammid ja mis iganes tal oli vaja selle ette valmistada ja minu meelest see on nagu väga hästi kokku võtnud kogu tema senise siis nii-öelda testi või vabatreeningute sõitmise programmi, et kõik 5 korda on minu meelest just sellega silma jäänud, et peale igat vabatreeningut mitte ainult tema, vaid ka siis tiim räägib, et et Paul tegi kõik oma ülesanded eeskujulikud, meil on väga hea meel, et see kõik niimoodi läks ja minu see on ka väga märgiline ikkagist, et ta need 2 vabatreeningut Kick Sauberis tegi, et just see nagu, et see vaadati teda ja nähti, et okei, me tahame just teda oma autosse võtta laenul, et see on tegelikult minu väga, väga oluline näitaja küll, et nii-öelda vormeli sõitjate karussellis jätkuvalt pakub ka Paul Aron huvi. Mina nüüd vaatasin täna hommikust peale praktiliselt kõiki neid asju, et
osaliselt pulki täis, et kõik nüüd õiges järjekorras ikka tuleks, võistlus on ikka võistlus, jah. Aga siis seda esimest vabatreeningut ma nii kui võimalus oli, vaatasin kohe Aroni autost ja kahjuks Mehhikos seda võimalust ei olnud tehniliselt lihtsalt. Ma ei tea, mis seal ametlikus televisioonis siis juhtus, igatahes Sky reporterid ka kogu aeg tookord seal Mehhiko ajal vabandasid, et andke andeks, et autodest pilti ei näe, eks ole, ja seal nii mõndagi asja veel ei näinud, mida tavaliselt näeb, aga seekord siis nägi ja kuulis. Ja tõesti, kõigepealt saadeti Aron ju, ma ei lugenud nüüd neid ringe, aga neid oli palju, mis ta järjest sõitis alguses kohe kõva refiga, et ta saadeti väga raske autoga rajale. Ta tegi, ma ei tea, ligi 10 ringi vist kokku koos nende nii-öelda refi outs ringidega ja proovitigi erinevaid asju, et seal ta sõitis kõigepealt niimoodi, et refi soojendusring, kiire ring, siis 2 jahutusringi, kiire ring, siis jälle 1 jahutusring, prooviti ühte ja teistpidi, mismoodi see ref korralikult tööle hakkab, siis muudeti tal esitiiva kallet, kutsuti boksi vahepeal, muudeti ainult esitiiva kallet, saadeti rajal tagasi, et tal oligi oma programm kasutada ja siin, ma ei mäleta, kuskil torkas hetkeks jälle silma, et mingis totakas väljend umbes niimoodi, et Colapinto võitis Paul Aronit, andke andeks inimesed, see ingliskeelne nimetus on ka ja eesti keeles on otsetõlge väga asjakohane, see on vaba treening. Seal täiesti vabalt harjutatakse, proovitakse igasuguseid asju ja näiteks Alpiini puhul oligi see, et Colapinto oli kõigepealt rajal keskmise kõvadusega refiga, tegi oma asju ja Paul oli kõva refiga, selle valgesõõriga ja lõpuks siis nad said mõlemad seda pehmet ka kasutada, Paul Takkajärgi ütles küll seal intervjuus ka ametlikus, et see pehme refiga ei läinud kõik päris nii, nagu oleks soovinud, aga see ongi see, et see on esimene ja vaba treening ja millele tasub alati tähelepanu pöörata, kui on need nõndanimetatud öised sõidud. Esimene, näiteks konkreetselt siis siin Abu Dhabis, esimene ja 3. vabatreening on täiesti mõttetud ettevõtmised kellaajaliselt, sellepärast et rada on 10 kraadi kuumem. Seal, ütleme juba 2-3 kraadi on sellel tasemel tohutu vahe, mis me siis 10 kraadist räägime. Ja rada ka veel, nagu öeldakse, roheline, kuigi Abu Dhabi on seal, ütleme, Araabia maades üks nendest radadest, mis on päris tihti kasutusel. Seal oli näha ka, et kui ikkagi ideaaltrajektorid kõrvale mind, ega see rada nüüd väga ei tolmanud, eks ole. Aga mis veel huvitav, et ma ei tea, kas teie viitsisite, aga mina tavaliselt, mul on see võimalus ikkagi vaadata reedeti asju, ma oleks seda niikuinii teinud, aga nüüd ka, kui ma takkajärgi vaatasin, siis teisel vabatreeningul siis see kommentaatorite brigaad, kus oli muuhulgas ka Anthony Davidson, seal oma 10 minutit, tähendab 10 minutiks kutsuti Paul Aron stuudiosse. Otse eetris oli teise vabatreeningu ajal. Ma ei tea, kas teie kuulasite? Ma ei teadnud seda. No vot, et teil poisid on nüüd võimalus ka takkajärgi vaadata, eks ole, et väga huvitav oli. Et küsiti ka, mis värk on ja oma tuntud teaduses. Väga ladus jutt, artikuleeritud kõik, küsiti ka, mis erinevus on siis Sauberil ja Alpiinil, et sa oled nüüd mõlemaga sõitnud. Ja Paul hakkas naerma, ütles, et meil on kuulajad siin väga palju Crofti siis seal proovis ainitada natukene, ütles, ei me oleme siin kõik sõbrad ja siis Aron ütleb, ei teie 8, siin olete kindlasti sõbrad, aga meid kuulavad väga palju. Ja ütles, et jah, autodel ongi erinevus ja autodel on erinevus ka monosarjades, et kui sa vahetad võistkonda, näiteks vormel 2, siis üks võistkond seab auto hoopis teisiti üles kui teine võistkond, et on küll sama tootja auto, monosari seda tähendabki, et autod on samad, kõik, mootor on sama, aga ometi sa istud nagu hoopis teise autosse. Aga loomulikult ta detailidesse ei läinud ja mis veel seal need ametliku televisiooni kommentaatorid ütlesid, et Paul pane tähele, kõik, kes siin väljartud üks, aga see on erand, see ei lähe arvasse. Järgmise aasta lõpus oled sa siin, või ei, 2027 oled sa siin ametliku sõitjana. Et kõik, kes on seal stuudiost läbi käinud, sellel perioodil, kui nad on siis testsõitjad või varusõitjad, kõigist neist on saanud põhisõitjad, välja arvatud siis Felipe Drugovitš, aga tema ei pidanud arvesse minema. No see oli erand, mis kinnitab reeglit. Just. No selles mõttes, see jah, et ta juba kutsuti sinna ja Aron ju nii-öelda intervjuusid
ja jutt annab alati väga soravalt ja ka ütleme, lubatud piires ka tegelikult päris detailselt ja hästi seletab ära, miks oli ühte, teist, kolmandat pidi. Et ma arvan, see kõik on ju ainult hea märk. Ei, absoluutselt, ja just see, et ta jutt on konkreetne. Ta jää sul, tähendab, kui ta ei tohi rääkida, ta ütlebki, naljatleb selle ümber, eks ole, aga ta ütlebki konkreetselt, et ma ei saa sellest teile rääkida. Ja nii on. Ja mis ta ise seal sellele Alpiini nii-öelda sotsmeedias või Alpiini meeskonnale vahendusel antud intervjuus ju tõi ka veel välja, et üks asi ongi see, et kuna ta saab sõita hästi hektiliselt F1 masinas, siis tegelikult on ka see kohanemi ikkagi nõuab aeg iga kord, mis on ka täiesti arusaadav, et ei, loomulikult. Et loodame, et siis äkki siis saatejuhtidel oli õigus ja 27 näeb stabiilsemalt. No näeme, aga mis veel huvitav oli kuulata seal, et mida, polegi tähtis, kas enne või pärast või sel ajal, kui Paul seal kommentaatori puldis oli, Anthony Davidson, kes on ka vormel 1-ga sõitnud ja kestvussõitudes on kõva käsi olnud, ütles, et tegelikult need simulaatorid on mõnikord saatanast võistlusnädalavahetusel, et kui seal, nagu Arongi, et kui nüüd ilmselt ta ei pendeldanud niimoodi oma baasi vahel ja seal Abu Dhabi vahel, ta oli ikkagi koha peal. Aga kui on need Euroopa etapid, siis Paul on ju ka olnud niimoodi, et Monza jälgi lendas Inglismaale tagasi. Jah, et sai just sõita seal, siis Inglismaale siis tagasi, et ühest küljest on väga hea, et saadakse see otseside kohe, et mis seal siis arvutisimulatsionis toimub, mis simulaatoris toimub ja mis rajal tegelikult toimub ühest ja samast allikast, et see üks ja sama sõitja on seda kõike proovid, eks ole. Aga teisest küljest Anthony Davidson ütles, et see võib olla täielikult saatanast, sellepärast et arvutisimulatsioonid tihtipeale ei anna täit tõde sulle. Ja päriselus see tunnetus on teine ja siis sa pead jälle hakkama kohanema, nii et eks ta ole kahe otsaga asi. No igastades tema peaks vähemalt nii-öelda, kõik märgid on nagu, et peaks Alpiinis edasi olema omas rollis, vähemalt tundub siiamaani, minu arust on sedagi intervjuudes välja öelnud ja eks siis näeme, mida uus aasta jälle toob ja samamoodi saab jälle põnevusega saama jälgida, kuidas ka Colap Pintel seal läheb, kellega meil ikka nii-öelda võrrelda meeldib asju. Vahet ei ole, kas saab võrrelda või ei saa võrrelda, aga seda me teeme. Nii, soovid veel Aronist? Aronist mitte, aga Aronist võiks ikka rääkida ühest küljest, aga teist küljest seekord oli jälle ju päris hulk neid uustulnukaid esimesel vabatreeningul ja üks oli siis järgmise aasta põhisõit ja see eelmine kord ma ütlesin, et seal British Swedish tegelikult ta on kuidas see, ma ühtegi hindustani keelt ei oska, et ta on siis India rootslane või Rootsi hindu, kellel on siis Suurbritannia pass, et tegelikult ta on siis hindu ja rootslase armastuse nii-öelda vili. Ja Arvid Lindblad ja nimi on tal pikem seal keskel, vahepeal on veel mingisugune Arvid Anand Olof Lindblad. Just. No, Olof on ju tuntud Rootsi nimi. Olof on täitsa Rootsi nimi. Jah, aga Anand mitte nii väga, aga see selleks. Aga temaga seoses siin, kui need sahinad pihta hakkasid, et temast võib saada äkki põhisõita järgmine aasta, siis oli see jutt, et aga tal ei ole ju superlitsentsi punkte koos. Ja nüüd tuleb välja, et jällegi vormel 1 maailm on selline huvitav, et kuidagi selline motoorne rahutus on pidevalt nende reeglitega ja ka nende superlitsentsi reeglitega. Ja nüüd selle aasta detsembrist, selle aasta oktoobrist siis on nüüd reeglid jälle muudetud ja superlitsentsi reeglid. Jah, sa pead koguma see 40 punkti 3 hooaja jooksul, aga enne vanasti kõlab totakalt, sellepärast väga kaua polegi neid reegleid olnud, et pikka aega oli siis nii, kuni selle aasta sügiseni, et sa võisid küll sõita ühe aasta sees näiteks 2 erinevat sarja, aga sa pidid valima siis kummas sarjas sa punktid võtad. Nüüd on lubatud ühe hooaja seest võtta 2 sarja punktid, aga seda tingimusel, et sarjad ei ole omavahel üle kattes. Et üks sari peab ennem ära lõppima, kui teine sari algab. Ja nüüd siis ongi niimoodi, et kas see on siis sel aastal, tuli Arvid Lindblad, see on siis Okeania regionaalvormeli meistriks, sealt sai 18 punkti, aga näiteks sel aasta vormel 2 oli ta alles 6, sealt tuli 10 punkti. Ja 2023 olid Itaalia vormel 4 kolmas, sealt 7 punkti, ja 2024 oli ta FIA vormel 3 tähendab, Itaalias oli siis 3, 2023 F4
ja FIA vormel 3-s oli ta eelmisel aastal 4. Ja kokku siis on see 50 punkti, aga kuskilt allikatest jälle öeldi, et tal on nüüd koos 43 punkti. Ja mis veel, et vaene Antonelli ka oli siin surve all, et hooaja alguseks, kui sõitma pääseb, oleks tal ka kehtivad autojuhiload. Nüüd ma saan aru, et see nõu on ära kaotatud, sellepärast, et on sisse viidud selline punkt, et erandkorras, tähendab, muidu on niimoodi just kui raudselt, et alates 18. eluaastast sa pead olema 18 selleks hetkeks, kui sa esimest korda võistled. Nüüd on jälle leevendatud. Sa võid olla ka 17. Kas Red Bull on kõva lobitöö teinud? No ja Red Bulli selles mõttes ju eelnevaid kogemusi on alaealistega, nii et... Ja minu jaoks jälle selline ebameeldiv ebajärjekindlus, et aga miks te teete seda? Ma olen eluaeg tegelikult vihanud, olles ise saba ja karvadega selle mootorispordi sees, peaaegu lapsest peale. Et sellist võistlusklassidest üleüppamist või vanuseklassidest üleüppamist ma olen tegelikult eluaeg sõna otsa mõttes vihanud. Miks te teete seda? Ma võin sellest ühest küljest aru saada, et ütleme, mind on natukene loodus õnnistanud, nüüd ma olen küll endaga natuke tegelenud, aga siin ühte Kasparit on loodus ka üksjagu õnnistanud, kuigi spordipoiss tegelikult. Et ühel perioodil mingis vanuse vahemikus mõni kasvabki rohkem, kaaluvahed tekivad ja kaal on ju mootorispordis väga oluline, et kui sa oled ikkagi 10 kilo või mis veel hullem, veel rohkem raskem kui teised sinu eakaaslased, sul võib olla nii hea tehnika kui tahes, sa võid olla nii hea sõitja kui tahes, aga see mass mängib rolli. Siis ma võin veel kuidagi aru saada, et ma ei tea, võtad siis mingi vaheaasta või sõidad, lepid sellega, et tulemusi ei ole. Aga lubada nagu kellelgi kiirel, poisil või tüdrukul, hüpata üle mingist vanuseklassist, minna kiiremasse klassi, see ei ole õige juba sellepärast, et tegelikult ka ilma naljata aju ei tule järgi. Kasva organism kõik just, et ikkagi sa ei taju kõike seda, mis seal ümberringi toimub ja mida ja miks ja kuidas, et antud juhul siis ka, milleks selline reeglite muudatusele, sest lubada asjast ma saan aru, auto, motoringrajasõit, motocross, seal ei ole liiklusega mitte mingit pistmist, milleks seal autojuhi või mootorrattujuhi lube vaja on. Seal ei ole liiklusmärke ja sa pead neid signaallippe teadma, eks ole, ja võistlusmäärustikku. Et see on arusaadav. Aga miks te jälle selle vanuse piiriga mängite? Võt sellest mina aru ei saa. Reegleid süsteeme saab alati painutada, nii kuidas sobiv on ja nii kuidas vaja on. Et nii ta käib. Aga fikseerime ära, see tegelikult ju uudised tulid ju ametlikud siis 2 saate vahel. Et Yuki Tsunoda jäi nii-öelda sõitja kohata, jätkab Red Bulli süsteemis testisõitjana. Isaac Hadjar oli vist õige hääldus. Ja nii tuleb jääldama ise, jah. Hadjar edutati Red Bulli, Liam Lawson jätkab Racing Bullsis ja siis juba mainitud Arvid Lindblad edutati siis nii-öelda Racing Bullsi F2-st. Et sellega ongi ka see, need olidki ju viimased pusletükkideks. Jah, see oli see, mida kõik ootasid pingsalt, et Red Bull saaks ka oma sõitjate koosseisu siis välja arvutatud või välja mõeldud ja nii ta läks. Selles mõttes nagu, jah, juhtus see, mida oli oodata, selles mõttes, et Hadjar Red Bulli oli pigem oodata, aga Tsunodat selles mõttes mina arvasin ka, et võib-olla ikka jätkab RB tiimis, aga vaadati ikka, et on vaja see alaealine, või enam mitte alaealine, aga tundus ahvatlevam see alaealine panna sinna. Pikema nii-öelda perspektiiviga noorsõitjat. Täpselt, jah, Juki selles mõttes, mis tal ikka kurta, et sai ju ühe hooaja Red Bullis sai oma 100 etappi, isegi rohkem kui 100 etappi sai vormel ees olla ja kui ei tulnud seda läbimuret, siis ei tulnud. Selles mõttes võib-olla nüüd Red Bull lähebki tagasi juurde, et algselt ju see farm-meeskond, ükskõik mis nime ta siis kandis, Toro Rosso, et oligi ju nii-öelda see kasvulava noortele sõitjatele, et ikkagi toodi need noorukesed ja vaadati, kas ta saab asja, kas edutada või mitte, aga mitte nii, et see on selliste kogenud sõitjate, kuidas öelda, pensionieelikute mingisugune rahunemispaik. Tänapäeval on väga moodne kasutada seda inkubaator. RB on noorte sõitjate inkubaator. Jah. Ei, väga aus.
Täname selle infokillu eest. Keeleliselt huvitava ja nüüd ka siis minu sõnad ära, igastest täname selle infokillu eest. Aga enne kui sõiduni läheme, veel enne sellest, mis enne sõitu oli, siin püüti intriigi üles tõmmata, et ma ei mäletan, millisel päeval Hamilton korraldas sellise piduliku õhtusöögi kõigile sõitjatele ja kutsus kõik sinna, aga 3 tükki ei läinud. Ma isegi ei mäleta, kes ei läinud. Ma võin sulle kohe öelda, Hülkenberg ei läinud, Alonso ei läinud ja Stroll ei läinud. Ja, mõtle nüüd välja. Ametlikult Hülkenbergil on vägagi mõjuv põhjus ja keegi ei solvunud selle peale, sellepärast et teenekas Saksa mootorispordi ajakirjanik, kes on kajastanud kogu Hülkenbergi elulugu seal mootorispordis ja kes on 1987. aastast, siis 45 aastat olnud nüüd vormel 1, Michael Schmidt, tema otsustas, et nüüd aitab, tema tõmbab joone alla oma sellele vormel 1 ajakirjaniku karjäärile ja tal oli selline pidulik äraseotmise õhtu siis samal ajal. Ja seetõttu kõik selge, aga nüüd siis ei õnnestunud vist väga midagi saagi käima tõmmata sel teemal, et aga miks siis ikka Alonso ja Stroll ei läinud sinna? Kuradi Aston Martin arvab, et nad on parem kuidagi teistest või? No ei tea, võtta Strolli puhul ei tea, aga Alonso puhul võiks öelda, et need on ju vanad sõbrad, mõtleme tagasi 2007. aasta peale ja Hamilton ja Alonso. Ei, aga said ju hakkama, said tiimis sõidetud, kõik jäid ellu. Kusjuures jumalast võrdne oli ju, lõpetasid ju võrdsete punktidega. Ja mina olen neile väga tänulik, sest Kimi tuli maailmameistriks, et mul ei ole neile midagi ette heita. Nii, aga kas võtame kiirelt kvalifikatsiooniga üle? Max Verstappen võttis siis järjekordse kvalifikatsioonivõidu, selles arvestuses oli juba hooaja parim, Norris teine, Piastri 3, ütleme tagantpoolt, Alpiinid viimased ja Hamilton 16, et ütleme Hamiltonil oli see 3. kord järjest nüüd, kuhu 3 jääda ja ma mõtlen, kas ta oli mul on see statistika on praegu kuskil ära kadunud, aga kas ta oli äkki jälle mingi nii-öelda Ferrari antirekordi? Vist küll, umbes jälle võtmes, et esimene Ferrari sõitja, kes on 3 etappi järjest Q1 välja langenud. Taulin, sest Q1 on ju meil olnud 2006 aastat, kui see 3 kvalifikatsiooni süsteem tekkis, ega neid Ferrari sõitjaid väga palju tõesti pole olnud, kes võiks üldse kandideerida siuksesse uhkesse nimekirja. No ise ta väitis takkajärgi, et üks häda, mis siin hooaja lõpus on olnud, seisneb selles, et tema oli üks nendest seal tiimis sees, kes nõudis üsna varakult tähelepanu keskendamist järgmise aasta autole. Ja nüüd, kuna käesoleval aasta autot enam edasi ei arendatud, et siis see nagu pärssis ka tema tulemusi. Võta nüüd kinni, loll on see, kes põhjendust ei leia, aga minu teada ka tal, kui ta esimeses kvalifikatsioonivorus rajale läks, siis see oli huvitav, et mõlemad Ferrarid läksid selle kollase sõõriga keskmise kõvadusega. Ja kui Hamilton oli oma ringi ära teinud, siis ta oli aeglasem, ma mäletan, kui Leclerc ja ise ütles, et see oli päris korralik ring. Nii et jällegi, mis see teema nüüd on? Ralf Schumacher on nüüd mingisugune ühe portaali selline ruupor või kellegi jaoks autoriteet. Tema materdab siin Hamiltoni nii, mis jube arvab, et härrasmehel oleks aeg juba kohver pakkida selle nädala lõpus ja ära lõpetada oma Ferrari karjäär. Mõtled seda vahel, et seda näeb päris palju spordialadel, loomulikult F1-s, aga ka jalgpallis ja mujal, et need vanad sõitjad või vanad sportlased, nüüd läheb päris palju lammerdamiseks, et kes võiks siit juba ära lõpetada, kes peaks seal, ma ei tea, putsad varna panema, kes see on ju sisuliselt iga spordialaga nii, et võtame kas või, ma ei tea, korraga võtame mingi snuukri näiteks ja öeldakse, et Ronnie O'Sullivan peaks juba oma kii ära nagu varna riputama, et kuna ühel turniiril kaotas esimeses ringis umbes kohe hakkab pihta, nii et nii see käib. Ma olen ka neid Schumacheri, neid asju lugenud, ütleme, pealkirjud annab, seda nagu ta ongi siukseks nagu klikivõnnaks saanud selles mõttes Ralf, et tahabki skandaali luua, lihtsalt muidu tundub, et teistmoodi ta mingisugust relevantsust enam ei hoia, et peab seda klikki genereerima. Nii, aga eespoolt veel Portoleto 7 ja kes meil siin veel Ocon 8. Ocon, kes enne Abu Dhabit, ma ütleks, teinud ühe oma karjääri halvima hooaja siiamaani, et sai Beermanilt konstantselt pidevalt, mitu 5-10 etappi järjest on saanud siin tala Beermanilt, aga nüüd võttis natuke kastanid tulest välja ja tegi üle pika ühe korraliku nädalavahetuse. Ja ega mul selles mõttes pole ka suurt midagi lisada, kui et ikkagi
Sauberi puhul, mis nüüd transformeerub uuest aastast Audiks, on seal siis Portoletto ja Hülkenberg mõlemad või on üks kahest, igatahes Sauber paistab, et on tõusuteel, et järgmisel aastal äkki sealt Audist ongi midagi oodata, kuigi jah, eks me selleni jõuame pärast lõpus, et kõik on ju uus järgmine aasta absoluutselt peale sõitjate, et iial ei tea, kes see seal kiire saab olema, aga see Sauberi hooaja teine pool on tegelikult päris hea meil omast. No alates sellest Hülki poodiumist on kõik nagu tõusuteel olnud no muidugi, väga tore, et Kik Sauber teeb nii. Ma ise tooks veel selle välja, et Williams, kes ju alles siin Sainz võttis Kataris poodiumi, et põhisõit näitas ka, aga kuidagi Williamsil oli väga kadunud see. No see näitab jälle teistpidi seda, kui tasavägina see väljaspool siis 3 parimat tiimi on, et mis iganes päeval, mis iganes rajal võib täiesti teine seis olla siin kohtades 4 või 5 kuni 9, et 2 asja on kindlad, et Red Bull, McLaren, Ferrari mingis, Mercedes mingil viisil, mingil kombinatsioonil on esimesed ja Alpine on viimased ja kõik muu on täiesti vaba voli. Nii, aga kas lähme sõidu juurde? Vaatame need maailmameistri asjad üle. Ja nüüd viimast korda sel hooajal, aga esimest korda uues 6. Tarmo Klaari rehviminutid. Vot, me saime kõlli vahepeal. Poiss, see oli hämmastav praegu. Väga meeldiv, aitäh. Vot. 3 rehvisegu siis jälle kasutusel, nii nagu reeglid ette näevad, C3, C4 ja C5, nii et kõige kõvemaid ei olnud ja kõige pehmemaid ei olnud kasutusel, mingisugused vigurisi Pirelli ette valmistanud, aga stardis oli näha, et olid jälle kõik 3 kasutusel. Kõva rehviga alustasid teiselt kohalt Piastri, 10. kohalt Tsunoda, 14. Antonelli ja 15. Stroll. Pehmega läksid rajale järjestikustel kohtadel 16. Hamilton, 17. Albon, 18. Hülkenberg ja kõik ülejäänud siis olid keskmise rehviga ja ennustus oli, et boksi peatus normaaloludes võtab aega 21 sekundit, kui meeskond ladusalt töötab ja kui peaks virtuaalturvaauto tulema rajale või päris turvaauto, siis võtab see boksi peatus aega 15 sekundit, nii et ei virtuaali ega päris turvaautot ei tulnud. Ja stardi hetkel oli siis õhutemperatuur 26 kraadi, rada oli 31, nii et see esimese ja 3. treeningu ajal oli rajatemperatuur 10 kraadi võrra kõrgem ja Abu Dhabi rada ei ole mitte sugugi selline lühike rada, 5281 meetrit, 58 ringi sõideti ja kogu distants oli siis 306 kilomeetrit ja 183 meetrit, nii et selline lugu. Nii, no meil oli 3 meest tiitleitluses. Norris juhtis 12 punktiga Verstappen ees, 16-ga tiimikaaslase Piastri ees. Kuna Verstappen võttis selle kvalifikatsiooni võidu, siis oli nagu võib-olla elevust rohkem, aga samas tema selja taga tulidki kohe McLareni mehed ja kuna stardis midagi sükest pommuudist ei juhtunud ja Piastri sai ka päris kiirelt Norrisest mööda, siis kuidagi ma ei tea, minu jaoks oli see tiitleitlus pigem kadunud väga. Ja see oli selles mõttes huvitav olukord, et Piastri alustas selles mõttes kõvema rehviseguga kui Norris, ehk siis esiteks üle pika aja nagu juhtus see, et ees otsas mingi tiim ka nagu vaheldub strateegiate mõttes, et ei ole täpselt sama, mis iseenesest oli päris põnev vaadata, aga teistpidi ka natuke see et tundus, et Piastri visatigi nii-öelda selleks patuoinaks või siis selliseks nagu katsejäneseks lihtsalt, viskame sulle kõvad peale ja lihtsalt sõida nii kaua kui saad ja vaatame, mis sinuga saab, et peaasi, et Norrisel nagu kõik toimiks. Seda üllatavam oli mõnes mõttes see möödasõit, mis oli väga ilus möödasõit küll, mis Piastris Norris tegi, aga ma arvan, et ka see ei olnud just kui Norrise poolt väga nüüd vastu võideldud või just kui... No tal ei olnud vaja. Tal ei olnud vaja. See võis olla ka tiimisisene jutt, et okei, kui Piastri tahab mööda minna, siis lase mööda, et sinu tiitli heitlust see kuidagi ei mõjuta ega morjenda, et las Piastri teeb selle raskedu, las tema tegeleb Maxiga, püüab kinni, üritab möödas, mis iganes, las Piastri teeb seal nagu neid raskeid asju, sina lihtsalt rahulikult kulge 3. kohal. Et selles mõttes üle pika aja tuleb McLareni strateegiaosakonda kiita ka, et Norrise tiitli kindlustamise suhtes läks mind ikka väga kindla peale. Ja kuna Verstappeni tiimikaaslane alustas 10. ja Leclerc'id ja Russellid
ei olnud nii kiired, nagu loodeti siis. No Leclerc isegi oli, ma ütleks, Leclerc oli isegi kiirem, kui algselt loota või ennustada võis, aga George Russell küll, et ma isegi ei mäleta päris. Stardis ta vist otseselt veel kohe ei langenud, aga päris kiiresti kurtis küll, et tal piduritega tal kaks kohta läks ka. Ja sisuliselt sellega läks ka see lootus, et Russell kuidagi sekkub sellesse tiitliheitlusesse, aga Leclerc no tegelikult püsis sõidu lõpuni Norrise tempus enam-vähem ja kui jõuame siin äkki selle Tsunoda momendini, siis jah, ma ei tea, kirjeldan ise ära või tahad jõuame veel, aga selles mõttes ka ma olen nõus, et see Piastri möödasõit Norrisest oli efektne muidugi seal 9. kurvis, see on nüüd see rajalõik, mis siis mõni aasta tagasi ümber ehitati selle šikaanide asemel, tehti selline, ütleme Abu Dhabi paraboolika siis ja minu meelest väga õigustatult tehti, sellepärast et nii palju kui minul mälu nüüd jätkub ka vormel 2-s, vormel 2 on muidugi mõningas mõttes eraldi jutt, aga ikkagi, et pärast seda, kui see kurv sinna tekitati, on seal igal hooajal mööda sõidetud, et see ei ole nüüd selline koht, kus on üks kindel sõidujoon, et lähed kõrvale, siis enam rehvil pidamist ei ole, lendad rajalt välja, otsa vastupidi, seal ikkagi tikutakse proovima ja ka õnnestunult, aga sellega ma olen nõus, et ilmselgelt seekord nad olid ikkagi selle stsenaariumi läbi mänginud, et ega Norrisel piisas 3. kohast, kui Verstappen võidab. Nii et see, kes nüüd nende vahel on, kas seal eespool on Piastri või keegi teine, täiesti kama 2, et selles suhtes seal ei olnud mitte mingisugust võitlust näha, aga nagu eelmises saates sai ka räägitud, et seal taga, ütleme, võistkondlikus, meeskondlikus arvestuses või siis kui korrektne olla konstruktorite karikaarvestuses, käis ju äge heitlus ja seda oli ka näha tegelikult rajal, et seesama Alonso, Leclerc, esimesel ringil nad ikka seal, Alonso ikka pani kõvasti vastu Leclerc'ile tegelikult, et seda oli väga äge vaadata. Ja 3. ringil jah, Russell teatas, et piduripedaal on pikk, mille peale Martin Brundle natukene muigas, et see on ju see elektriline ülekanne on ju seal, et ta ei ole enam see tavapärane hydrauliline pidur, kus sul tõesti õhk on pidurisüsteemis ja siis tunned, et on nagu padi jala all, et pidur läheb pikaks, ei ole sellist konkreetsust, aga samal ajal sõitis ta järjest aina kiiremaid ringe, et võta nüüd kinni, kas see oli jälle kellegi hanitamiseks või mis seal mõeldud oli, aga ühel hetkel pidur siis järelikult hakkas toimima, nii et 4. ringil sai ta Alonsost mööda, kusjuures minu märkmete järgi siis kõik need 3, kes alustasid selle punase sõõriga pehme rehviga, tulid väga ruttu boksi, et 8. ringi alguses siis Hülkenberg, Hamiltoni Albon tulid järgmisel ringil, nii et pikka pidu selle pehme rehviga neil ei olnud alguses raske autoga. Ja siis nii palju ka, et ütleme, ka järelvaatamises on see võimalus, kui 2 ekraani pealt vaatad koos ajavõtuga, siis ma vaatasin, et seal ajavõtus mingi elu käib, aga seekord ma materdaksin jällegi ülekande režissööri. Tegelikult selliseid huvitavaid momente, mis taga toimus, ei näidatud iga kord. Me nägime 95% sõidust tegelikult ainult esi-3. Ja me nägime ka Lando Norrise ema ja tüüruk. Ja seda kindlasti, jah. Aga näiteks, mille eest Lawson karistada sai, oli nii-öelda, see on see reckless driving või eesti keeles võib öelda siis, et hoolimatu sõit või midagi, et aga mis mõttes, et kellega, kus ta seda tegi nüüd siis? Siin oli veel neid, Perman sai karistada, pole aimugi, on ju. Tähendab, peabki näitama tiitleheitlust, aga tiitleheitlustest toimub midagi. Kuidagi üllatult antiklimaatiline oli see lõpp. Oli, aga just, et jällegi, mina olles üsna kogenud mootorispordi kommentaator, eks ole, kui ees toimub värvi kuivamine, siis ma loomulikult veerand silmaga vaatan, mis seal ees toimub, aga ma vaatan, kus on võitluspaarid, olgu või 25, 26 kohta, aga kui see on äge, siis see tuleb rahvani tuua, sest see on vaatemäng. Aga seda ei tehtud. Ei pea. Too oligi see huvitav, et ma vaatasin F1 TV nende seda ülekannet ja see oli ka, et nemad vaatasid seda, vaatasid, et Antonelli
on 0,3 sekundi kaugusel. Me ei näe küll midagi, aga vähemalt vaadake seda ajavõttu, et nagu midagi on toimumas, et võtleme vähemalt selle välja, et midagi on toimumas. No ilmselgelt vormel 1 ju täpselt, et kui vahe on juba 2 auto vahel alla 0,5 sekundi, siis ilmselt seal midagi ju toimub ometigi või on hakkamas. No ei tea. No ei tea, jah. Aga enne kui see Tsunoda asi võtta, ütleme McLarenilt alguses nad katsid kõik ära, ega Verstappenil seal ei olnud midagi teha, võta oma see viimane võit hooaja lõpuks ja ega tal rohkem seal midagi teha ei olnud. Ma ei saanud lõpuni päris aru sellest Piastriga tehtud taktikast, et selles mõttes küll Norris saab 3. tiitli, Piastril justkui võimalust nagu lihtsalt etapivõidu eest heidelda. Ta võiti minu arust nagu nii kaua väljas, et see ju etapivõidu võimalus siin oli see, et mängiti selle peale ka, et kui peaks mingi turvaauto tulema, kui peaks mingi õnnetus või mis iganes, et kollased lipud virtuaalne, siis on see koht, kus Piastril võib edu olla. Aga ei tulnud selles mõttes. Ei tulnud ka kollaseid lippe isegi. Jah, täpselt, see oli vist esimene hooaja lõpuetapp kunagi, kui pole nagu isegi kollaseid lippe välja tulnud, ehk siis jah, aga Piastri selles mõttes oligi nagu eksperimendina välja võetud, et lihtsalt hoiame teda väljas igaks juhuks, kui midagi peaks toimuma. Ja nii ta oligi. Ei tundus tõesti, et seekord oli Piastri nii-öelda ohverdatud katsejääneseks, et vaadati, kui kaua selle kõva rehviga alguses sõita saab, sellepärast lõpuks ju Piastri, kui ma seda finišilipu järgselt vaatasin, palju kellelgi, kui kaua mingisugune rehv all oli olnud, siis Piastril ju see keskmise rehviga lõpetatud sõit keskmise rehviga kestiski 17 ringi, 58 sõideti, et 41 ringi oli ta tegelikult selle kõva rehvi peal. Et siis justkui testitigi seda, et juhul kui, et mismoodi siis Norrisel läheb ja Norrisel läks nagu läks, et selle koha pealt nagu oleks nagu suuremat loovust oodanud seal mõningas mõttes, aga teisest küljest jällegi minu andenõuteooria sai kinnitust, et Norris oli polgupoeg, mitte et aeglane oleks ja teisipidi mängitigi õigesti lõpuks siis ühe sõitja peale, et ei juhtuks seda 2007 McLareni fopaad. Ei arvestades seda punkti seisu, tegelikult see oli mõistlik. Jaa, muidugi. Räägime nüüd Tsunodast, ütleme see oli siis Norris, kes boksis ära, esiteks tegi väga uhked möödasõidud seal, täpselt see tema ja peale Leclerc tegi järgi, kus nad seal 2 autost korraga möödusid ja siis lähenes Tsunodale anti teada ja mees tegi enam-vähem, läks Kimi Räikköneni tegema, et jätke mind rahule, ma tean, mida teha ja siis ei teadnud, mida teha. Ei, ma jätkuvalt, ta teadis, mida teha, aga ta ei teinud seda. Ta ei teinud seda. Selles mõttes, jah. Räägid ise. Okei, ühesõnaga olukord on siis selline, et Norris oli boksis ära käinud, Tsunoda oligi, siis ma täiesti nagu tahtlikult välja, et ongi see, et kui boksi peatused toimuvad, sina oled kõvad rehvide peal, kui peaks tekkimas olukord, kus Norris on sinu selja taga, siis tee kõike, mis vähegi võimalik, tee see tšekot Sergio Perest järgi, et võta võimalik palju sekundeid siis Norriselt ära, et hoia teda nii kaua, kui saad selja taga. Ja siis tuli see pikk sirge, esimene DRS-tsoon siis Abu Dhabi ringrajal. Norris lähenes, Tsunoda siis natuke liikus vasakule, kord jälle paremale, siis liikus juba niimoodi vasakule, et Norris sisuliselt oli juba raja piiridest väljas, aga sellegi poolest Norris tegi oma möödasõidu ära. Jah, rehvid või rattad läksid üle valge joone, aga ma saan aru, Norrisel läksid rehvid üle valge joone, siis möödasõitu tehes, mis tõttu siis tuli ka see nii-öelda ametlik kohtunike uuring hakkas pihta, et Tsunoda ja Norris on siis uurimise all. Mõlemad siis nii-öelda üks selle siis nii-öelda viivingu eest, ingliskeelne väljend. Jah, viiving, ohtlik sõitmine võib ka öelda siis, ja Norris siis selle möödasõidust, mis tehti väljaspool rajapiire. Aga kohtunikud leidsid siis lõpuks, et Tsunoda ikkagist oli see, kes sõitis liiga ohtlik, mis on tõsi selles mõttes tema vasakule paremale. Ma saan aru, et reeglite järgi tuleb ühe korra teha selle nii-öelda liigutuse, et katta siis ühe poole ära, aga Tsunoda 3-4 korda ikka tasus proovida ja siis vaadati, et Norris, mis tal tõesti, tal ei jäänud mitte midagi üle, et pidi mööda sõitma, et mitte välja sõita. Ja siis selles mõttes korra oli ping õhus, et kas Norris saab äkki karistada natuke, mis saab sellest kogu, vahepeal oli see jutt küll, et äkki tuleb 5 sekundit karistust Norrisele, mis
tol hetkel tegelikult oleks päris suur asi olnud, sest Leclerc oli ka Norrise selja taga vähemalt vähem kui 5 sekundi kaugusel, aga minu meelest siin kohtunikud tegid küll täiesti õigesti, sest et Tsunoda poolt täiesti selgelt ohtlikud manöövrid Norrisel ei olnud mitte mingit muud võimalust. Aga see hea nali küll selles mõttes, et Tsunoda, ma tean täpselt, mida teha ja ta ei teinud seda, aga ta teadis. Ma võtakski selle kokku nii, et ta enam-vähem ütles, et ta teab, mida teha. Ta lasi momentaalselt mööda ja sai veel ise karistada ka. Ma möönan, et ma ka eile õhtul veel mõtlesin sellele intsidendile ja see oli päris humoorikas. Selle nagu valgusest saad täiesti aru, miks ta nagu Red Bullist välja visati. Ma jõudsin päris kiiresti sellele järeldusele, et see oli seda on ikka naljaks näha, kui keegi läheb üli enesekindlalt peale ja kõik läheb valesti ja nagu enda pärast. Ma jätkuvalt toonitan, ta teadis, mida teha. Ja. Kõik on õige tema jutus. Jah, ma olen antud juhul ka kohtunike tegevusega nõus, et seal minu meelest Tsunoda takkajärgi pärast püüdis selgitada, et ta püüdis tegelikult mitte takistada, vaid tuulest maha raputada, siis kui ta seal siksakitas sirge peal. No tõesti on olnud selliseid juhuseid seal vormel 1 ka, kui keegi siksakitab seal raja peal, just mõte ongi see, et mitte tuule tuge pakkuda tagant tulijale. Aga siis on tavaliselt distantsiliselt see vahe pikem olnud, aga nüüd ju istus Norristel täitsa sabas seal. Ja siis ta ütles, et ma ju liikusin ainult 1 korra pidurdusmaa peal. What penalty? What penalty, bro? Et ei, täielik oskamatus, et kiiruslik vahe oli seal nii suur, et seal tõepoolest oli õige otsus, et siin selle koha pealt ei ole mitte midagi öelda, aga tagapool aegalt ikka näidati, kuidas seal näiteks ka sõidu sees viimastel ringidel Hamilton ja Ocon seal saagisid ja kohti vahetasid, nii et seal jällegi ajavõtus oli näha, et kord oli üks ees, siis teine, aga see situatsioon vist isegi saadi takkajärgi vist kaadrisse ka. Midagi avastati, jah, aga üldiselt oli küll selline, ütleme, sellise tavavaatajale ja veel eriti sõpradega koos, kes seal mingeid karastavaid jooke libistab, siis üsna igav sõit, ma kujutan, et. 3 mehe tiitlus ja kuidagi väga kuidagi antiklimaatiline oli. Ma tooks Tsunoda puhul, ma nüüd materdan teda korra veel see kvalifikatsioonis ka, et teeb nii-öelda tow. Ma nüüd ole Eesti tuule tuge pakub. Verstappenile, et ole siis nagu ajast õigeaegselt ja võtta ta nii-öelda kenasti sappa. Päris suur vahel oli seal ka. Okei, ütleme. Aga selles mõttes taas, ta tegi õigesti, tuule tuge pakkus ta väga hästi. Olgugi, et tema ring nagu ohverdati ära tegelikult. Ei, ma mõtlen nagu väga ei pakkunud minu arust. Et selles mõttes ma mõtlesin ka selle peale, kusjuures Martin Brandl oli jälle kuidagi väga leplik sellega, et tegelikult ta sai ikka hakkama, mis mõttes sai hakkama, et ise te räägite tänasel päeval kõik sõitjad, et selleks, et saada kiire ring, kas siis on sul vaja seal pikal sirgel täpselt olla seal tuulekotis nii-öelda tihedalt teise tuules või peab vahe olema vähemalt 7 sekundit ees sõitjaga, et sa ei oleks selles nendes õhukeeristes. Aga minu meelest täpselt, et ta neid õhukeeriseid pakkuski seekord Verstappenile ja tõsi, ta tuli ikkagi õigeaegselt, tuli enne pidurdusmaa algust, tuli eest ära ideaaltrajektoori pealt, aga kes oleme meie siin arvustama ühest küljest, aga mulle ka tundus, et ei seal mingisugust abi temast küll seal Verstappenil ei olnud, aga polnud vajagi. Jah, ei, kvalifikatsiooni võit üle ära. Aga sellega sai nüüd Verstappeni 4-aastane valitsemisaeg läbi, Lando Norris võitis esimese tiitli. Ma ütleks niimoodi, et ilmselgelt Verstappen selle aasta teise poolega ja selle Red Bulli masinaga näitas, et ta on jätkuvalt kõige kõvem sõitja sarjas, aga ka Norris ikkagi kogus rohkem punkte, oli selles mõttes stabiilsem ja vääris kõigelt tiitlit. Ma arvan, et see on suht hästi võtab kokku, et me räägime küll sellest Verstappeni peaaegu tagasitulekust, ma arvan, aastaid, generatsioon räägime sellest, et 104 punkti muutus 8, aga Norris tegi tegelikult ka ju väga muljetavaldava siis tagasituleku peale Sandvort oli tema 34 punkti maas Piastrist, aga tuli tagasi ja võttis väga-väga vennad võidud ja ongi, et iga kord, kui ta nii-öelda maha löödi, ehk siis kui tema enda süü tõttu sõitis Piastril otsa, võttis kohe süü omaks, kui Hollandis siis mootor läks
okei, sellised asjad juhtavad mootorispordis, ma lähen edasi ja ma teen ikka oma asja ja reaalselt tegigi lõpuks ära, et tegelikult mul pole mitte ühtegi argumenti, miks Norris ei väärinud seda tiitlit see aasta, et absoluutselt teenitud maailmameister ka minu poolest küll. Ma lisan veel nii palju, et pluss neil oli veel Las Vegases kuulus topeltisklav. Kui seda poleks juhtunud, me ilmselt ei oleks mingit tiitliheitlust Abu Dhabis näinudki, nii et jah, kõik nii-öelda tagasilöögid võttis Norris kohe nii-öelda turja peale ja pani täie rauaga edasi. Jah, lõppkokkuvõttes, lõpuks sai Piastri ka selle hoo üles, kuigi mina jään enda juurde, et seal natukene tehti talle sikku ja see mõjustab psüühikale raudselt, et see veel kord, see Baku, seal oli selgelt näha, et Piastri oli täiesti liimist lahti, mis seal tuli nädalavahetuse jooksul, tuli kokku kolm korda seina. Et aga nüüd see viimane etapp siis, kui seal vaadata, päevasõitjaks valiti Verstappen, ma saan aru, aga kui nüüd natukene hakata siin tähte närima, siis Verstappen alustas esimesena, lõpetas esimesena, Piastri võitis ühe koha, Norris kaotas ühe koha, Leclerc võitis ühe koha, 10. räägin nüüd, Russell 5. kaotas ühe koha stardiga võrreldes, Alonso jäi sinna, kus ta oli, Ocon võitis ühe koha, Hamilton 8 kohta üles, 8 kohta ja tema tegi 2 boksi peatust, et 10 siis 2 boksi peatust tegid Piastri, Norris, Leclerc ja Hamilton. Et Hamilton oli siis üks neist 3, kes pehme refiga alustas ja selles mõttes ikkagi rehabiliteeris ennast ja mina ütleks küll, et need, kes siin tahavad teda pensionile saata, kaasa arvatud lugupeetud Ralf Schumacher, siis vara veel ära. Et ei ole põhjust ja Stroll Hamiltoni järel 9 tõusis 6 kohta. Pierre oli 10, tõusis 1 koha ja Hülkenberg jälle tõusis 7 kohta, et Hülkenberg on selles mõttes omaette fenomen, et kui ta sel kvalifikatsioonil ebaõnnestub sel hooajal ükskõik mis põhjusel, siis sõidus sees, ta tegelikult on päris kõva sõidumees ja teisipidi ilmselt neil ikkagi see strateegia meeskond töötab ka päris hästi, nii et ega siin veel kord kahju, et sõidu sees neid selliseid keskmikke kahevõitlusi ei näidatud, sest see oli päris põnev tihti peale. Ja lõpus ju veel muutus ju ka nii-öelda punktisaajad ju. Pierman ju sai seal 5 sekki, langes siis 12, et ka seda, ütleme, liigselt telepilti jõudnud, vähemalt mina ei pannud tähele kohe. Jah, korra vist vilkus seal ekraani ülaosas see sõnum, et Pierman on karistada saanud, miks mõtle ise välja on ju, mis temaga võis juhtuda, aga meil ei näidatud küll seda. Ei olnud vaja. No see ei ole tiitleitlus osa. Nii, kas Abu Dhabist veel võtame selle hooaega kuidagi kokku? Peame veel tuleviku poolega vaatama või on teil eilsest veel midagi hingel? Ega väga... vaatades protokolli, siis jah, ütleme nii, et tundub süke kuidagi ilusasti kokkuvõtlik hooajale küll, et esikolmikus siis Leclerc Russell süke ei kellegi maal on ju, et teevad parimat, mis nad saavad ja siis tuleb süke džungel, kus ükskõik kes võib etapil 6 olla ja ükskõik kes võib viimaseks jääda. No kui siin eelmises saates rääkisin sellest, et seal keskmiku hulgas konstruktorite karikaarvestus on ka põnev seis ja kõik, siis peab ütlema, et paraku tühjagi ei muutunud, et kes tuli küll lähemale oma konkurendile, aga selles osas muutusi ei olnud, küll aga seal individuaalarvestuses, et see kolmik seal 10, 11, 12, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Isaac Hadjar, nemad seal omavahel kabetlesid neid kohta, nii et Fernando Alonso lõpetas siis 10. kohaga tänu heale tulemusele viimasel etapil. Nico Hülkenberg teenis 2 punkti ja Hadjar paraku punkte ei saanud, nii et Hadjar kukkus 10. kohalt 12. lõpparvestuses. Ja siis samamoodi Esteban Ocon, Lance Stroll ja Yuki Tsunoda, nemad seal ka. Kes seal siis on? Ocon sai 6 punkti juurde ja tema tõusis jälle, nii et seal punktiarvestuses tagapool oli selline tihe rebimine, aga konstruktorite karikas jäi sellisesse seisu, nagu ta pärast Katari oli, nii et Alpine lootusetult viimane ja McLaren kindlalt esimene, McLaren Mercedes siis. Seal nende tiimide puhul ma natuke vaatasin, et ises ütleme, tabel oli väga kokku toodud, et Sauber 70 punktiga 9, eelmine aasta läks 70 punkti jäänud 6. koha. Et seda oli isest nagu huvitav jälgida, aga jah, tõsi siin lõpus enam pöördeid ei tulnud. Nii, aga kas võtame nii-öelda aasta kuidagi kategooriatega ka kokku?
Ma arvan, et kuna sa selle meili täna hommikul meile välja saatsid, siis peab tegema küll, jah. Okei, vaata. Kes jõudis, kes sai. Kes nägi seda, kes ei näinud. No mina vaatasin kõike järgi, nii et selle jaoks mul enam tähelepanu ei olnud. Et olen süüdi, ma siis panen puusalt praegu. Siis ongi kõige parem. Siis tuleb kõige vahetu. No ma tavaliselt olengi otse-eetri mees, et noh. Nii, 2025 aasta enim muljet avaldanud sõitja. Alustame paremat kätt. Ma lähtusin sellest, et enim muljet avaldanud, kes siis kõige parem minu meelest on olnud. Ja see on minul selge Max Verstappen. Tagasitulek, mille sarnas mina pole kunagi näinud, et kogu see hooaja teine pool, olukorras, kus mitte midagi ei olnud, tulla välja sellest ja reaalselt tekitada veel siin viimasel hetkel siukse põnevuse ja olla kõigest 2 punkti kaugusel tiitlist, mis poleks mitte kunagi pidanud üldse lähedalgi olema. Ma arvan, et see näitab, et Max on ikkagist, kui mitte kõige parem läbi aegade, siis üks parimatest kindlasti ja kindlasti meie praeguse generatsiooni parim sõita ja esimene pool ka, siis kui oli veel nii-öelda Horneri ajastu, siis ka siis tegelikult tegi väga muljet avaldavaid sõite. No seesama see Jaapan, San Marino, ühesõnaga saab nimetama jääda küll neid momente küll, kus Max ikkagist näitas, et vahet pole, mis auto mul all on. Ma olen ikkagist Max Verstappen ja ma suudan teha asju, mida ma arvan, et mitte keegi teine ei suuda teha selle sama Vormel 1 autoga, nii et hetkel ta on jätkuvalt minu jaoks parim sõitja, vähemalt puhta andekuse ja sõiduoskuste poolest. Nii et hooaja kõige muljet avaldavam sõitja. Kes kõige rohkem, mis iganes aspektiga muljet avaldas? No mulle ikkagi Hadjar, kuidas soovite, isak. Et oleme sellest siin korduvalt rääkinud ja mina küll olen teda vaadates suur üllatuse kehastus, et mis mõttes nagu mina ei oodanud, et ta sellega hakkama saab, millega ta sai. Ja nüüd ongi põnev jälgida siis, et kui ta on Verstappeni kõrval, kes on vaieldamatult hetkeseisuga võib öelda tõesti tippude tipp, et kuidas ta siis järgmisel aastal hakkama saab ja kas needus saab murtud, et kõik kõrbevad Verstappeni kõrval. No elame näeme. Minul oli, ma ütlen ausalt, nad mõlemad valikus, aga siiski Verstappen, et seesama kõik see tagasituleku jutt ja ma pean ütlema, et esimest korda nüüd 5 aasta jooksul ta ei võitnud tiitlit, aga kuidagi oli see kõige muljetavam asi üldse, nagu see sõit ja tema hooaeg. Ma arvan, et see võtab ka hästi kokku, et ma olin selle poolt, et mees, kes on 4 tiitlit järjest võidaks 5. ka veel järjest, et palun jätka oma seeriat, sest see on lihtsalt nii haige, mis sa teed, aga 2 punkti ei puudu, sisuliselt ei olegi mitte midagi, aga lihtsalt Max Verstappen. Nii, teine, need on siin kokku, ma panin 5, võib-olla tuleb midagi jooksvalt veel, võib-olla mitte. 2025 suurim ebaõnnestuja. Alustame nüüd sinust. Hamilton. Päris kindlasti kohe, jällegi, ütleme, kui Hadjari puhul ma ei oodanud, et ta saab hakkama, siis Hamiltoni puhul ma ei arvanud, et ta nii haledalt läbi kukub, sest olgem ausad, see oli hale läbikukkumine, sellepärast, et ainus särav esitus oli tal siis Hiina sprindivõit ja hooaja teine etapp. Jah, hooaja teine etapp, et siis palju teil tundus, et näete, tuli, kuningas on kohal, eks ole, nüüd hakkab toimuma, mitte midagi hakkanud toimuma, et kuidagi tal üldse klappi just nimelt selle võistkonnaga ei olnud, et sellist asja ma ei osanud küll oodata. No mina panen siiski tema ette, panen veel tõsi, võib-olla ka natuke värske emotsiooni pealt Yuki Tsunoda. Ta sai lõpuks oma selle Red Bulli võimaluse, mida ta vääris. Ta ei teinud seal väga midagi, oli jälle see nii-öelda teise istme needus ja lõpuks ei kohata ka ja minu arust see eilne, ma tean, mida teha, aga ei teinud, see minu arust võtab kahjuks kokku küll selle asja ja ma arvan see, ütleme nii, et ma selle kõige pealt ei imesta ka, et uuel aastal põhisõit enam ei ole. Ma ütlen ka siiski praegu Tsunoda, et minu jaoks oli Yuki Tsunoda ka see suurim ebaõnnestu. Juba puhtad seepärast tõesti, et teda vaadati nii, et okei, sul pole isegi kohta vaja järgmiseks hooajaks, et aitab ka. Ja tõesti, et kui su Hamiltonil oli vähemalt see sprindivõit, aga Yuki Tsunoda parim koht see hooaeg oli 6. koht. Ja mis ta sai 33 punkti hooaja peale kokku. Okei, Max Verstappen on su tiimikaaslane. See on täiesti arusaadav, et see jättemast maha, aga sisuliselt
jah, rohkem kui 10 korda vähem punkte. 390 punkti umbes vahe, laias laastus. Ütleme nii, et see on siis sisuliselt 13 korda rohkem punkte tehnis Max Verstappen Juki Tsunodast. See on päris hävitav, ütleme nii, pehmelt öeldes. Ütleme nii, et Sergio Perez ja aksid aina tõusid. Absoluut, ja üks mees on järgmine hooaeg vormelis ja Juki Tsunodat ei ole. Nii, 3. Selle aasta suurim ebaõnnesõdur, ehk siis kellel siis kõige rohkem, kas ütleme tehnika või tiim või kõik need asjad alt vedasid ja rohkem ebaõnne oli. Ma alustaks seekord ise, mõtlesin paari nime vahel ja lõpuks eilse pealt ütlen Pierre Gasly, et selle Alpiiniga 10 korda jõuda Q3 tundub täiesti müstika, kuidagi sai 22 punkti kätte ja see, mis ta eile need intervjuud andis, et esiteks hoidke see auto minust väga kaugel, ma ei taha seda autot kunagi näha enam ja mul on ülihea meel, et hooaeg läbi on, et ta tegi terve aasta nagu siukses olekus sõitis, et mina nomineerin tema. Jah, ma olen suga nõus, sellepärast, et oota, kas see oligi eelmine aasta või kas see oli tema, kes tegi nagu 0 arve tiimile? Ja kõige nii-öelda, kõige parem sõita selles ühtegi nagu kahjustust tekitanud auto. Tema pärast ei tulnud kahjustusi likvideerida, ja ma olen nõus sel aastal tõesti, et see Alpiin ei liikunud peast ega tagumikust, et selles suhtes tõesti, et see, mis ta seal kvalifikatsioonis korda saatis ja et ta niigi palju punkte tõi, tubli. Nii. No mina ütleks ikkagi oma suure lemmiku Fernando Alonso siin kohal, et ei olnud nagu kohutav hooaeg selles mõttes, kui vaadata puhtalt punktisaldol otsa, aga kui vaadata seda hooaja esimest 8 etappi, kus ei tulnud mitte ühtegi punkti ja kus ütleme nii, et olukorras, kus autod on tänapäeval ikka väga vastupidavad, siis kus tal tuli niimoodi kaks siis just vastupidavusega seotud katkestust järjest tihti peale nagu väga headelt punktikohtadelt. Alonso, kes jätkuvalt näitas, et tal tegelikult nagu kiirust on, et hea õnne oleks võinud isegi mõne sükse poodiumi näpsata, kui oleks kõik väga hästi nagu ei tulnud. Ja selles mõttes klassikaline Alonso, et rapsib igal rindel ikkagi rapsib, annab endast maksimumi ka olukorras, kus ei peaks isegi andma, aga auto lihtsalt ei ole sellel tasemel ja sellega tulid ikka päris mitmed õnnetud katkestamised ka. Nii, 4. selle aasta suurim üllatus. Pean siis ilmas võib-olla sõitja, võib-olla tiim, võib-olla mingi konkreetne vahejuhtum või konkreetne tulemus. Ma ise nomineerin Hülkenbergi poodiumi, sest mina arvasin, et seda mõna ei näe. Eriti veel ta oli Sauberis. Tõsi, mis Sauber on nüüd ilmselgelt sammu edasi teinud, aga tuli ära ja see oli minul üldse, ma arvan, etappide lõikes ka kõige suurem elamus, mis ma sain. Jah, kuna sa juba ütlesid Hülkenberg ära, siis ta oli ka minul esimene variant, aga ma ütleks Williams üldiselt. See, kui hästi Williams ennast käima sai, lõppude lõpuks väga kindel 5. koht konstruktorite karikas, kaugelt näha, et James Vowles'il nagu asjad toimivad ja tõesti nagu 2 tippsõitjat tiimis, kes pole nüüd 10 aastat nagu lähedalgi oma nii-öelda ammusele tipul olnud, et see, kuidas Williams on hooaja kaupa järjest parandanud, järjest paremaks läinud ja see, et tipuks veel 2 Sainzi poodiumit ka, mis veel minust väga hästi näitab tegelikult seda stabiilsust just hooaja lõikes on see, et Albonil oli väga tugev esimene pool hooajale, samal ajal kui Sainz oli tõesti raskustes, aga siis nagu poole peal läks täpselt vastupidi, et Albon oli hädas, Sainz aga tõi 2 poodiumit isegi Williamsile, mis on väga, väga tore. Ja samas minust näitab ka seda, et võib-olla nagu ei olnudki asi nii väga autos siin, vaid lihtsalt õnnetused, mingid momendid, aga suures plaanis väga tugev stabiilne hooaeg Williamsi poolt, mis isegi tuli mulle üllatusena. No mul siin on sellised kaksipidi mõtlemised, et ühest küljest on ikkagi see Hamiltoni läbikukkumine on ikka, minu jaoks on küll tõsine üllatus, et mina ei osanud arvata, ma seda ausalt öelda uskusin, et ta Leclerc'ile jääb alla,
Jaa, ma pigem arvasin ka sama. Aga et ta nii haledalt läbi kukub, hea küll, siin punktitabelit vaatad, siis nad on järjestikku, eks ole, Leclerc on 5 ja Hamilton on 6, aga punktivahe on ju määratult suur, et Leclerc korjas hooaja jooksul 242 punkti, Hamilton 156. Ja teine üllatus on positiivsem, on minu jaoks Haasi tõus siiski, kuigi punkti jälle võib öelda, et minu lemmik väljend väike vale suur vale statistika, et Haas on ju kõigest 8, et millest sa mees räägid. Aga kui me vaatame siin 6. kohal Racing Bulls 92 punkti, Aston Martin 7, 89, Haas 8, 79, ainult 13 punkti Racing Bullsist maas. Et see Ayao Komatsu ülendamine tiimipealikuks on ilmselgelt mõjunud positiivselt ja nüüd ma saan aru, et seal vormel 1 ringkondades nüüd või kas siis aktsionäridel või suuraktsionäride ringis ja vähemalt ingliskeelses autospordimaailmas nüüd arutletakse ka, et pärast Lorraine Mekise palkamist Red Bulli etteotsa, kui Horner 4 tuule poole saadeti, hakkas nagu võistkond toimima jälle ja nüüd Haasis ka samamoodi, et mõlemad on ju üdini tehnika inimesed, eks ole. Et äkki peakski tiimipealik hoopis tehnika inimene olema ja võib-olla siis sellest tulenevalt nüüd on järgmisel aastal ka Aston Martinis siis see vangeldus tehtud, et on Adrian Newey. Et põhimõtteliselt jah, ütleme, need sellised 2, üks siis individuaalne negatiivne üllatus ja teine meeskondlik positiivne üllatus vastu kerkivad mulle esile. Ja ma võtaks viimase nii-öelda kategooria veel, mis võib-olla on kõige raskem, sest et sõita 24 etapp, mis kõige rohkem meelde jääb sellest hooajast. Kusjuures see oli kõige raskem tõesti, sest et ma hakkasin ka nagu vaatama kogu kalendrit, siis kogu seda hooaja kokkuvõtet kõike, siis vaatasin nagu üks etapp ei olnud nagu mingi superäge, nagu meil on olnud. Meil on olnud ju igal aastal mingi siuksed, eelmine hooaeg, legendaarne Brasiilia GP, mis iganes on ju niimoodi, et aga see aeg nagu siukest nagu terviklikult üliägedat etappi ei olnud, aga siiski suutsin nagu 2 taandada oma valiku, et ma ei teagi kumb eesotsas on, aga üks oli Briti GP, kus siis oligi hülki poodium, muidugi absoluutselt võimas moment, aga kogu see Piastri turvaauto jama ja kõik see, mis lihtsalt nagu põnevust lisas juurde, et see oli iseenesest väga, väga äge etapp ja teine tõesti siis Brasiilia või Sao Paulo GP, kus iseenesest ka pealt näha väga, väga tugev võit Norrisele, aga Maxi tagasi tuleks siis boksi teelt 3. kohale ja kõik see, mis seal vahepeal toimus, eks jah, ma nende 2 vahel ei oska valida, aga need olid sellised eredamad mälestused mulle see aeg. Vot siin jääd mina nüüd ka vastuse võlgu tegelikult, kas nüüd ka, aga jään vastuse võlgu. Selleks peaks nagu neid lühikokkuvõtteid uuesti tagasi vaatama, meenutama. Potentsiaalised iseärasused, lapsepõlve mäletad hästi, aga lähiminevik on nagu udune. Ma selle küsimuse paningi pooleldi nagu kaelpöösel, üks lihtne viis, kuidas kokku võtta, aga teistpidi see natuke peegeldab seda, et tõesti sõita on palju. Mul on see sama Hülkenbergi mälestuse pärast, ütleks Suurbritannia, samas võib-olla ütleks Hispaania, kus seal Verstappen möllas ja Russellile külje pealt pani sisse, et aga samas nagu, ma ei teagi, ei ole ka midagi üht kindlat, mida nagu esile tõsta. No võt võib-olla selles ongi küsimus, et ei ole sellist lõpuni ratas heitlust olnud niimoodi, pigem on mingisuguse taktikalise käigu ootus või midagi taolist olnud kogu aeg, eks ole. Et võib-olla siis selle pärast, jah, et nagu sa ütled, see Barcelona tõesti, see oli ju üks intsident, eks. Kogu see McLarenite sõitjate omavaheline ka, et kõik tihti peal need olukorrad kuidagi lõppesid niimoodi rahulikult ära, et Kanada küll suur Norrise Black, aga suures panis. Samas võttis ka kohe süü omaks. Võttis süü omaks, Austrias oli ju võimalus, Piastri sattus lähedale Norrisele, ohustas möödasõitus, aga samas kohe loeti Piastrile sõnad ka peale, et ta rohkem nii tee. Ungaris, Belgias täpselt samamoodi, et tegelikult McLarenid olid ju sisuliselt sekundi kaugusel üksteisest terve sõidu, aga tegelikult mis seda kaua oodatud möödasõitu või asja ei tulnudki lõpuks.
et 2016 Hispaaniat nagu siiski ei näinud päris. No ei näinud jah, selles mõttes, Norris vist ütles ka vist hiljuti eile või täna mingis intervjuus ja et tema lähenemine ongi selline, et ta tahabki suur sõber olla ka tiimikaaslasele ja see tegelikult peegeldus ka sisuliselt hooajas ka, et okei, McLareni strateegid ja papaya reeglid pigem nagu ei ajanud sõitjaid omavahel tülli, vaid ajasid sõitjaid tiimiga natuke vihaseks või vaatasid natuke teise nurgaga ja selles mõttes jah, et kuidagi nagu jah, midagi ei puudu sellest suurest tiitleitlusest. Nii, aga enne kui räägime veel uuest hooajast, võtame paar küsimust ka, sellega saab ka selle aasta nii-öelda kokku veel võtta, et kõigepealt täname Laurit, saatis pika kirja, kiitis saatest ja tema pakkus siis ka välja, et kogu aeg me mainime, et puud on rehviminutite kõll. Ja pakkus, et on nõus ka ise tegema. Tegime siiski nii-öelda majasiseselt selle ära, aga tänud väga selle tõuke eest. Et ma oleks võinud ise ka nii-öelda kiiremini reageerida. Ja kirjutab veel lõppu, et tahan panna ühe mõtte teile pähe, äkki oleks hooaja pausi ajal huvitav kuulata kas või üht osa, kus räägite F1 telgitagustest üldisemalt, fookusega 26 aasta auto, iseärasused ja muudatused, võib-olla ka draamadest ja kõlakatest, mis F1 parasjagu toimuvad. Lõpuni julge lubada, aga ei välista. Vaatame, mida jõuame vahepeal. Nii, võtame 2 küsimust veel. Üks puudutab veel seda aastat, Alder kirjutab ja nii, Red Bulli osas. Küsimusi puuduta otseselt viimast appi, vaid pigem F1 hooaega Red Bulli vaatevinklist. Kas teie olete minuga samal arvamusel, et Red Bulli hooaja päästis suvine tiimi pealeku vahetus? Horneri lahkumisel ohjad üle võtud Laurent Mekiis oleks nagu võluvitsaga Verstappeni autot puudutanud, mis tõi uut kiirust ja hingamist. Teate ehk rohkem rääkida, mida ta tiimi töös muutis, et justkui nõpuvajutusega auto McLarenitega konkurentsi tõusis. Kindlasti oli oma osaga ka McLareni eeskätt Piastri kaootiline tegutsemine pärast suve vaheaega, aga ei saa eitada, et midagi olulist leidis seoses tiimi juhi vahetumisega aset. Me oleme ju vist mingi etapp, me rääkisime ka umbes sellises vaatepildis või sellise vaatenurgalt, et McKees tuli selle geniaalse idee peale, et äkki kuulaks oma sõitjate tagasisidet, mida Christian Horner väga ei harrastanud või vähemalt kõlakad, mis liikusid, ütlesid, et väga nagu ei koti see, mis sõitjad ise arvavad asjast, aga McKees, Tarmo ka ütles, et tehnilise taustaga inimene, kes saabki auto toimused palju paremini aru ja võib-olla suutiski isegi selle lühikese ajaga mingid protsessid siis kiiremini tööle saada ja tõesti väga, väga lihtne vastus, ma arvan, ongi see, et mis aitas oli see, et kuulati oma sõitjaid. Jah, ega mul ei ole midagi lisada. Nii see tundub olevat, sellepärast, et tasub ikkagi meenutada seda, et McLareni tõus, mis oli üle-eelmise aasta hooaja esimese kolmandiku järel, oli ka paljudele üllatuse, aga siis takkajärgi on ju räägitud sellest, et kui Andreas Seidl ja võt selle teise härrasmehe nimi, kes väga fookuses ei olnud, oli seal taustajõud ka väga kõrgel positsioonil. Kui nemad lahti lasti, siis üle 90% personalist jäi ju paika kõik. Ja Andrea Stella tulekuga, lihtsalt Andrea Stella jällegi puhtalt tehnika inimesena vangerdas need dominokivid õigesse kohta lihtsalt. Inimestele anti need tööülesanded, mis neile sobisid nii-öelda, lihtsalt paigutati maja siseselt ringi, ütleme siis neid tööülesandeid ja tulemus hakkas tulema, et Mekise puhul, ise ta on küll kogu aeg algusest peale rääkinud, et tema roll on suhteliselt väike. Võib-olla oli see kõigepealt, alguses kindlasti oli tema roll väga väike, aga võib-olla saabuski mingisugune kodurahu, ütleme psühholoogiliselt. Võib-olla inimesed ei olnud enam nii pinges. Me ei tea täpselt ju, mis seal sees toimus, aga midagi seal ju kogu aeg kääris, eks ole. Ja fakt on ka see, et ju Horneri ka enda need skandaalidega, et see teatud vari ikkagi on peal. Ei, nii ongi, et igasugused jutud seal, seoses selle süüdistusega, mis pärast ma just kui kinnitust ei leidnud, eks ole, et oli puhas laim, mida iganes. Aga ikkagi, kui inimesed tegelevad millegi muuga, kui nende otseste tööülesannetega, kui kogu aeg on mure, et aga äkki keegi kannab keelt minu peale, aga äkki mind nüüd lastakse lahti või ütleme, sa ei saa keskenduda oma tööle. Siis ei tule tulemust ka. Et joo siis Horneri lahtilaskmine tõi mingisuguse kodurahu majja.
Noh, ja siis sealt järgmine oli muidugi täpselt see legendaarne jutt seal Monsas, et nüüd meil on uus lähenemine võistlustele, me kuulame võidusõitja soove ja tema näpunäiteid, et toho tonti, et kas tõesti tasub kuulata. Jah, et leiutasid jalgratta. Et eks seal on, ma arvan, et 2 asja koos. Ja võtame ühe küsimus veel ja mis juhatab ka sisse meie puudutabki uut aastat juba, et Louis kirjutab, et tere, mul tekkis selline küsimus järgmise aasta kvalifikatsioonivoorude kohta, et uue fännina ei ole näinud ma veel kvalifikatsiooni, kus osaleks rohkem kui 20 autot, järgmine aasta on aga 22 autot, et kui palju inimesi siis millal välja kukub, kas esimeses voorus 7 või esimeses 6 ja teises 6 või mis järgmine aasta saama hakkab. Minu arust vist peaks olema nii, et 6 ja viimasesse jääb 10 ikkagi. Vist ma ei teagi täpselt, aga see kõlab loogiliselt. Ei, see käis korra läbi küll ja ausalt öelda ma ka väga seda südamesse ei võtnud, aga viimasesse vooru jääb küll kindlasti 10, et minu teada on ka niimoodi, et 6 ja 6, aga eks see täpsustub, aga selle järgmise hooaja juurde selles mõttes ongi võib-olla kohe paslik tulla või? Jaa, ühe asja peaks veel ära fikseerima, ikkagi üks ajasta lõppes veel, nägemist TRS. Selle peaks ka vist ära mainima. No mina ütlen jumal tänatud, aga me ei tea, mida toob kaasa siis see uus aasta, sellepärast, et siis on igasugused nii esi- kui tagatiiba saab liigutada suhteliselt suvaliselt vist, et mitte selle süsteemi järgi nagu praegu ja ma olen jätkuvalt vaielnud kaasa arvatud siis ka oma pojaga, kes poole oma elu on võidu sõitnud, eks ole, ja ühe vaidluse ajal ta lõpuks jäi minuga nõusse, mitte sellepärast, et tugevama õigusega isana jäin peale, aga ta hakkas mõtlema, et ta tegelikult õiget juttu, et vaat, kui seda TRS ei ole, siis kõige parem näide on minu jaoks alati Suzuka, kus on üks TRS-i ala ainult ja mööda sõidetakse, kui väga tahetakse, igal pool. Nii et see võistluse ülesehitus, see psühholoogiline lähenemine on hoopis teine sellele sõidule, kui sul seda abivahendit ei ole, siis sa mõtled, aga kuidas siis saab, kui kuidagi ei saa? Siis peab ju saama, mitte ei otsi põhjendust, miks ei saa, vaid kui sa oled ikkagi võidusõitja, nagu kadunud Ayrton Senna ütles, et kui ma näen seda pilu või see on nüüd selline vaba tõlge, if I see the gap, I go for the gap, eks ole, et kui ma näen seda vahet, kuhu nina vahele torgata, siis ma lähen sinna, eks ole, et siis ma lähen mööda sõidule, et ma ei jää molutama kuhugi. Et nii ongi, tegelikult, kui sa ikka oled hingelt võidusõitja, siis selles mõttes, et ringraja sõitja, rallisõitjad on ka võidusõitjad, aga näiteks nii mõnelegi rallisõitjale, mitte et neid halvustada, ei sobi mees mehe vastu sõitja, sellepärast, et see on hoopis midagi muud. Et ma väga loodan, et need uued tehnilised tingimused nüüd ei too mingit muud jama kaasa, aga me ei tea seda veel. Fikseerin selle ka siis ära lihtsalt igavesti, et esimene mees, kes vajutas kunagi TRS-nuppu on Jenson Button, viimane mees, kes väga vajutas, väga sümboolne. Viimane mees, kes vajutas TRS-nuppu on Andrea Kimi Antonelli ja esimene mees, kes möödasõidu tegi TRS-iga Nico Rosberg ja viimane Lance Stroll. Nii et tema nimi on igavesti ajalukku, vähemalt selles mõttes kirjutatud. No uus aasta, uued autod, praegused lähevad nii-öelda hingusele. Meil on 11 tiimi, Cadillac liitub, Sergio Perez, Valtteri Bottas on tagasi, Lindblad on uue nimena. On meil praegu aimu ka, kes mis tiim võib hakata nii-öelda teenäite olla? No mingisugused eeldused on kõik ootavad põnevusega, mis Aston Martinist saab, sellepärast et kõigepealt ametliku mootoritootjana siis on tagasi Honda, kes neile jõuallika tootja jätkuvalt, kuigi see hübriidjama seal jääb aina vähemaks, tänu sellele lähevad autod ka natukene kergemaks. Aga me ei tea jõuallikate osas, kõik eeldavad, et Mercedese kliendid jõuallika poolest on või sees, aga tänu Adrian Newey liitumisele Aston Martiniga kõik on põnevil, loomulikult mitte üksi fännid, vaid ka konkurendid, et millega ta nüüd siis välja tuleb. Et see on üks suur tundmatu ja samas, muidugi mina olen ka sellest Adrian Neweyst palju rääkinud, aga tuletan veel kord meelde, et omal ajal ju võitlesid tegelikult nii piltlikult kui tegelikult 2 meest oma loominguga üksteise vastu. Rajal oli oli seal siis Mika Häkkinen ja Michael Schumacher või oli seal
Alain Prost, siis Jacques Villeneuve Williamsiga, aga tegelikult need autode peakonstruktorid olid ju ühel pool. Adrian Newey oli ta siis Williamsis, McLarenis ja nüüd hiljem Red Bullis, või oli Rory Byrne, kes oli Benettonis, nende kahe auto autor, millega Michael Schumacher kõigepealt tuli 2-kordseks maailmameistriks, ja siis need 5 autot, mis konstrueeriti tema taktikepi all Ferraris, et võib-olla kerkib nüüd uus geenius kuskilt esile, sellepärast, et ega keegi ei ole sündinud geenius ju, ega see Adrian Newey ka ju tuli samm-sammult ja ta avastati seal, et milline huvitav lahendus seal Leighton House'il oli. Leighton House'i auto nägi hoopis teistmoodi välja, kuigi seal olid omad hädad 80. lõpus, miks nad väga edukad ei olnud, seal olid need rahalised raskused, nii et selles mõttes see järgmine aasta ongi üks suur tundmatu tegelikult. Sõna otsas mõttes mitte keegi ei tea, mis juhtuma hakkab, kaasa arvatud Adrian Newey. Tema käest on küsitud, et mis ta siis arvab, et see on nagu tema leib alati, kui reeglid muutuvad, tehnilised tingimused muutuvad, et siis tema mõte saab lennata vabalt ja kõik, ta ütles, et me ei tea ennem, kui me oleme rajal. Ja ajalugu on näidanud, et sellised suured tehnilised muudatused toovadki nagu täieliku läbisegamise, et mis ma oskan peast, 2014 oli selline viimane suur Mercedes, kes muidu oli selline keskvälja tiim on ju äkitsi domineeris sõna otsas mõttes ja 2009 Honda, kes oli täiesti viimane, järgmine aasta Brownina üldse võitis tiitli, et selle loogika järgi Alpine võidab järgmine hooaeg ja see ei olegi üllatus selles mõttes, sest uued regulatsioonid, uued tingimused toovadki täiesti uue mängu välja. Ja kui Aston Martinil läheb hästi, siis sina oled kindlasti rahul. Sest Lance Stroll võidab tiitli. Jah, okei. Mitte Alonso pärast. Ei, Alonso, tal juba on neid. No, aga muide, kui sa selle peale läksid, et Alonsol juba on neid ja mis edasi saab, et ma ei tea, mis sul plaanis oli, aga mina olen oma pisikese peaga välja mõelnud, et tegelikult see järgmine hooaeg on selles mõttes huvitav, et silmas pidades ka meie Paul Aroni võimalusi, et tegelikult nii-öelda kehtiv leping siis eeldatavasti on Cadillaci meestel, ma pean silmas, et pikem leping kui 2026. aasta hooajaks on siis Valtteri Bottasel, Sergio Perezel. Samamoodi on Audi sõitjatel Nico Hülkenbergil, Gabriel Bortoletor, seal lekitatud andmetel, neil on siis mitmeaastane leping, selline täpne. See on väga levinud just see. Ja, multi-year contract. Ja, just. Nii, siis on meil Pierre Gasly väidetavalt 2028. aasta hooaja lõpuni. Red Bullis Max Verstappen 2028 kaasa arvatud. Charles Leclerc, see on nüüd inglise keeles on several more seasons, nii et mitu hooaega veel. Seda muidugi eeldusel, et tal endal moti jagub Ferrariga. Ja siis on McLarenis Lando Norrise leping, praegu kehtiv leping väidetavalt lõpeb 2027. aasta hooaega ja Oscar Piastril 2028. Nii et ülejäänud Williams, kas seal Albon ja Sainz minema lüüakse, kahtlen. Väidetavalt nendel on järgmise aasta lõpuni leping. Ma arvan, et siis peab ikkagi kumbki neist täielikult läbi kukkuma, mida ma ei usu. Racing Bulls on teadagi selline rulett, et seal võib igasuguseid asju juhtuda. Haas, Olli Beerman, Esteban Ocon. Ocon oli siin vahepeal suure küsimärgi all. Nendel on mõlemal siis järgmise aasta lõpuni kõigest leping. Et saab näha. Alpinis Colapinto. Ma väga loodan, et Colapinto seal mingi kolakaga hakkama saab kuskil. Aston Martinis, nii Alonsol kui Strollil leping lõppemas, eriti Stroll on naerukoht selle koha pealt, eks ole, et ei tea ikka, kas nüüd Strollil ikka pikendatakse seda lepingut. Aga mina isiklikult tikun arvama, veel kord, eks ma olen seda seedääriteni rääkinud, et ma olen kehv ennustaja. Kui nüüd tõesti Aston Martinil peaks auto õnnestuma ja jõuallikas välja vedama ja Alonso tulebki maailmameistriks, siis ma julgen väita, et kui see nii peaks olema, siis ta ei liputa, aga liputab muidugi oma riigi lippu ja maakonna lippu, aga riputab kiivrivarna. Ma arvan, et siis talle aitab ja oleks ka mõistlik. Ma isegi julgen arvata seda, et isegi kui ei õnnestu, siis ta vaatab ka, et mis teha. Andsin nagu võimaluse ja proovisin, aga kui ei tule, siis ei tule. Siis vaatame edasi Mercedeses.
George Russell, Kimi Antonelli pidi ütlema Räikkönen. Võiks tulla tagasi. Tegelikult ju võib. No jah, sellepärast, et Toto Wolff, ma ei mäleta enam pärast millist etappi, Toto Wolff ütles, et nüüd sa oled Kimi. Et ende seda ta oli ka Andrea Kimi Antonelli, see Kimi on tal ju teine nimi, eks. Et Russell ja Antonelli, no mis väega nagu peaks nad sealt minema löödama, pigem on see, kas Russell saab kuskilt parema pakkumise, ütleksin mina. Antonelli on selgelt ju Mercedese projekt või Toto Wolffi projekt, temast ei loobuta. Red Bull, noh, saab näha, kuidas Isaac Ajar seal hakkama saab. Red Bullis on üks huvitav aspekt veel üles kerkinud, et ei ole ju lõpuni teada, mida teeb ka ju Verstappeni see võistlusinsener, Giampiero Lambiase, et siin olid ju alles eile uudised, et ei ole teada, kas või mis rollist jätkab, no ühesõnaga ilmselgelt midagi ei ole täpsustatud, aga mingid nii-öelda isiklikus plaanis on ta raske aastanud, ma saan aru, ja see võib ka päris palju mõjutada tema rolli ja tema ja Verstappen on ju kõige tuntum see nii-öelda tuua üldse ju praegu F1 sarjas. Ja see võistlusinsener on ääretult oluline võistleja, sellepärast, et kui nendel omavahel klappi ei ole, kui nad seal mingite autoseadete üle vaidlema lähevad, eks ole, ja läheb egode mölluks, siis sealt head nahka ei tule, nii et see on tõsine küsimus, jah, et kui tema ei jätka, siis kes jätkab ja see, kes jätkab, kas ta klapib Verstappeniga või mitte, et see on suur küsimärk. Aga siis Ferraris, jah, väidetavalt Hamiltonil on 2-aastane leping, saab näha. Kummal Mott enne lõpeb. Kummal, jah, Mott ennem lõpeb. Et Hamilton ilmselt ei hakka midagi sellist ütlema, nagu omal ajal 90. aastal ütles Alain Prost, et Ferrari kohta, et see on nagu veoauto ja läinud ta sealt tiimist oligi enam hooaja lõppu veel. Sai kinga, mis sest, et oli maailmameister mitmekordne. Nii et selles mõttes olukord on üsna tegelikult segane, et sõitjate turul ka pärast järgmist hooaega, mis seal toimuma võib hakata ja mine sullu tea, äkki avanebki võimalus meie poisil. No oleks äge küll. Nii on, jah. Selles jah, nagu kuidagi perspektiivi panna selle ajastu, mis nüüd meil läbi saab, see kuidagi tunnebki siuke stabiilsuse ajast olevat, et peale seda Maxi esimest tiitlit kuidagi nagu need jõuvahekorrad on ka suhteliselt paigas olnud ja sõitjate turul ka ei ole nagu mõned liikumised ikka muidugi, aga suures plaanis on siuke stabiilsus olnud, et eks ongi nüüd järgmine hooaeg ikka raputab absoluutselt igal rindel, igas mõistes raputab seda Formel 1 maailma, et selles mõttes väga-väga põnev moment praegu. Ja mul küll liialt usku ei ole puhtalt varasemate viimase 20 aasta pealt, aga äkki tuleb Ferrari aasta. Absoluutselt tuleb. Seda ei või iial teada, aga nüüd järgmine hooaeg hakkab pihta tegelikult, ütleme töötajate jaoks, kes autosid seal ette valmistavad, välja mõtlevad, konstrueerivad, nende jaoks on see ammu juba pihta hakanud, aga ametlikult siis esimene test on, kus juures kinnine test, kuhu ajakirjanikke ka ligi ei lasta, on 26.–30. jaanuarini Barcelonas ja erandkorras siis võrreldes eelnevate aastatega on teste rohkem, sellepärast et veel kord täielikult uued tehnilised tingimused on kõik jõuallikas, rataste mõõdud ka muide. Rattad lähevad kitsamaks, ehk ka rehvid lähevad, nii väljad kui rehvid lähevad kitsamaks, kuigi jäävad 18 tolliseks väljad siis. Et kõik on uus. Siis see esimene test on siis Barcelonas 26–30 jaanuar, teine test on 11–13 veebruar Bahreinis, kolmas test seal samas Bahreinis 18–20 ja esimene etapp on pärast seda juba, mis on siis 2 nädala pärast, 8. märtsil Austraalias ja 24 etappi, viimane etapp on jälle 6. detsembril Abu Dhabis, nii nagu nüüdki oli, ja siis Dominikaalit on nüüd ka kõvasti pinnitud, et mis siis edasi saab, nagu selle meie saate taskuhäälingu alguses juba ütlesin, et Dominikaali isegi arvab, et 24 etappi on piir, aitab küll, rohkem pole vaja, aga alates 27. aastast tuleb sprinte juurde ja suure tõenäosusega võib olla, et nädalavahetused lähevad lühemaks. Mida see siis tähendama peaks? Sellest on, ma mäletan, minu meelest see oli ka Bernie Ecclestoni valitsemise viimastel aastatel oli see teema, et äkki tõmbaks kokku seda nädalavahetust, et sisuliselt võistkonnad ju on sunnitud olema juba hiljemalt
neljapäeval kohal, et kogu see laager püsti panna, eks ole, sellepärast, et autod peavad tehnilise kontrolli läbima, siis reedel hakkab tantsutrall pihta, et äkki tõmbaks vähemaks, teeks näiteks nii nagu Indikaaris on, et laupäeval on vabatreening, kvalifikatsioon ja pühapäeval on võidusõit. Aga ma saan aru, et selle peale paljud korraldajad, eriti linnaradade korraldajad, tõusid tagajalgadele, et nende tulu väheneb sellega. No kogu ühe päeva võrra, see on suur raha. See on hotellidele, toitlustusasutustele tohutu pauk tegelikult ja, ka. No ikka mõelda täpselt siuksed Aserbaidžaani raadseid riike, kus tegelikult väga oluline osa nagu kogu riigi või nagu tulust päriselt ongi nagu vormel 1 turistidelt tulemas, et see tõesti arusaadav ka nende vaatenurgast. Ühe asja fikseeriks ja lõppu ära veel või teen väikse üleskutse, mida kahtlustan, et FIA liikmed ei kuula, aga proovida ei võib. Hooaja viimane etapp, ma arvan, võiks olla ka siiski mitte Abu Dhabis. Ma tahaks Brasiiliat. Jah. Brasiiliale tuleb anda siuke $20 miljardit või mis iganes, mis raha neil kehtib. Andku, tänapäeval dollarites ka kõik teha. $20 miljard, mida maksta FIA-le ja korras. See ei ole liiga raske, ma arvan. Eks seal on mitmed küsimused. Ühest küljest ma olen ammu imestanud, et miks seal Brasiilias üldse see etapp toimub, sellepärast, et sellel aastal väga sellest pole räägitud, aga seal on ju tegelikult sõna otseses mõttes väga palju vargusi, röövimisi relvaähvardusel. Ristmikel tullakse autode juurde. Boksides on käidud, ühel aastal ma mäletan, ühel võistkonnal varastati rool ära. Seda minu mälestust järgi ka kätte ei saadud. Et see kriminogeenne keskkond on tohutu, et võib-olla see on üks põhjus, et olgem ausad, ega need Araabia riigid on kõik totalitaarsed riigid. Aga ju alles paarst tagasi, kas oli Saudi Araabias või, kus seal raketid lendasid 10 kilomeetri kaugus. No see on nüüd... See on teine ekstreem. Saab ikka sõita. See olid sedasi, jah. Saab ikka sõita. Ikka saab sõita, jah. Ja rada oli terve. Rada oli terve, kõik on ohuta. Selles mõttes muidugi, see on kahe otsaga asi, aga jah, et ütleme summa võidusõidu poolest tahaks ikkagi umbes Brasiilia laadses kohas. Nõus. Brasiilia või siis ka näiteks ikkagi legendaarne Suzuka. Jah, Suzukas on omajagu tiitleid otsustatud ju, et võib ju. Nii, aga mis meil on? Äkki isegi rekord saada? Peale kindel. Päris kindlasti on rekord saada. Ma arvan küll. Et ma arvan, et selleks korraks vist tõmbab joon alla. Uuel aastal ma arvan, et paneme sama hooga edasi. Ja või kindlasti paneme sama hooga edasi. Ja ega palju ei olegi. Täpselt 3 kuu pärast 8. märts on siis Austraalia GP ja vahepeal saame äkki ka natukene targemaks testide pealt, mida, kes, kus, millal, mis kohtadele sõita võib hakata. Ja põnev saab olema, et kuidas siis Cadillac oma esimesel hooajal toime tuleb, sellepärast, et see võistkond on ju täiesti nullist alustatud. Ja vanameistrid Perez ja Bottas on tagasi. Mulle see tuua meeldib. See on siuke kuidagi lõbus tuua tundub. Lõbus pluss lihtsalt hea kogenud tuua. Et täpselt see, mida nagu uuele tiimile vaja on, et 2 meest, kes nagu tajuvad asja. Nii et igal juhul on mida oodata ja keda oodata rajale. Jaa, aga ma arvan et selleks korraks siis Ringikäes saatega praegu selleks hooajaks kõik saame ka nüüd korra puhata ja kõigile ilusat, nüüd saab juba vaikselt soovida ilusat aasta lõppu kõigile. Jah, kaunist jõuluaega ja meeleolukut aastavahetust kõigile. Jah, häid jõule ja uut aastat. Delfi vormel 1 podcast Ringiga ees.